Eesti tervisemess. No, kuigi inkotuba puhul on tegemist suht intiimse probleemiga, siis teie telgi juures siin on täna päev läbi sagimist üsnagi palju olnud, et kas inimesed ei pelga sisse astuda ja küsida lisainfot selle teema kohta? No õnneks ei pelga ja pealegi, kui on tervisemess, siis väga paljud tulevadki siia ikkagi terviseteemadele oma küsimustele vastuseid saama. Ütleme siis välja ka, mis see tabuteema on, sest televaatajad ju veel ei tea. No see on pidamatus. See on pidamatus, mis võib esineda nii noortel kui vanadel, nii meestel kui naistel. Nii et meil on klientuur nii lastest kuni eakateni välja. Kust maalt ma peaks aru saama, et mul on probleemne sellega? No ütleme nii, et kui on mõni niisugune tore seltskond koos ja väga palju nalja tehakse ja kui sa seal naerad nii, et ilgad püksi tulevad ja kui see ükskord juhtub, no siis pole hullu. Aga kui sa juba tabad ennast tundelt, et sa enam ei julge teistega kaasa naerda, sest võib mõni õnnetus juhtuda, et siis tegelikult on probleem juba käes ja peaks rohkem lugema ja uurima selle teema kohta ja hakkama otsima lahendusi. Ja need tavalised õhukesed pesukaitsed nendest uriinileket väga hästi kinni ei püüa ja nad ei hoia ka kinni uriinilõhna. Aga spetsiaalsed kaitsed, mis on tehtud, need ikkagi imavad rohkem ja need hoiavad ka selle uriinilõhna lukustatuna, nii et naaber ei pea teadma, kui sul see mure on. Tegelikult pidamatuse tekkepõhjuseid on väga erinevaid ja sellest tulenevalt on ka need pidamatuse tüüpe erinevalt ja erinevatel tüüpidel on täiesti erinev ravi. Aga kõige rohkem esineb tavaliselt seda pingutusinkontinentsi. See on just see, siis kui köhimisel, naermisel, raskuste tõstmisel need tilgad tulevad. Ja sellest tasuks kindlasti rääkida perearstile, tasuks seda mainida ka naistearstile, et olla kindel, et saab üle kontrollitud, et kõik on korras. Ja vaagnapõhja lihaste harjutuste tegemine on siin esmane ravi, mitte tabletid, vaid just nimelt see harjutuste tegemine. Meie intervjuu lõpuks küsin, kas see pidamatus on siis ravitav? See pidamatus on suurel määral ravitud, oleneb nüüd just täpselt, milles see põhjus on tekitatud ja kui ta päris ravitav nüüd 100% võib-olla ei ole, siis ta on vähemasti oluliselt leevendatav.